Tere tulemast Musta kassitaro lugemisse kalad. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 27. aprill kuni 3. mai. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Ma tuletan teile meelde, et sellise kassitaro kaardid ma loosin välja siis kõigi tellijate vahel, kui kanalil täitub 250 tellijat. Ja siis selle loosimise kohta ma teen eraldi video, kuhu alla te saate panna kirja või anda teada oma osalemissoovist. Aga nüüd läheme nende kaardide juurde, mis teile siia välja on tulnud. See nädal algab teil siin müntide 4-ga. Müntide 4 minu jaoks on kitsimehe kaart. See on sellise inimese kaart, kellel on raha, on aega ja on energiat, aga kes ei taha seda kulutada. Edasi tuleb siit karikate kuningas. Karikate kuningal on emotsioonid paigas. Karikate kuningas ei lähe endast välja. Karikate kuningas on kannatlik kuningas, tema õpetab, tema juhatab, tema võib seletada mõnele inimesele ka 10 korda. Aga ta ei lähe sellepärast endast välja, vaid ta räägib rahulikult, ta seletab ja seletab ja seletab veel korra. Kui ikkagi inimene aru ei saa, ta seletab veel korra, olgu see siis mis iganes. Olgu see töö juures midagi või olgu see näiteks õpetaja, kes lihtsalt see laps ei saa aru sellest ülesandest, ta ei oska seda lahendada ja muudkui lihtsalt te näete, et ta ei saa aru, aga temal, sellel karikate kuningal on see kannatlik meel, kannatliku meelega ja tema juurde võib alati minna, kui on mingi mure. Tema kuulab ära. Ta kuulab ära ja aitab võib-olla siis ka nagu selle rahulikult, et vaadake rahulikult, et ühtegi putru ei sööda nii kuumalt, kui ta keedetakse. Et tema nagu annab ka head nõu. Ta on ka hea ülemus, ta on selline, kelle juurde ikkagi võib minna ja kelle poole saab pöörduda. Ta ei hakka kohe nagu kritiseerima, et kuidas nii ja kuidas naa, vaid ta kuulab ära. Aga see on nüüd see karikate kuningas, edasi tuleb päike ja päikese kõrval on õiguse kaart. Päikese kõrval on õiguse kaart, no päike on tarokaardipaki üks positiivsemaid kaarte. Päike valgustab ära kõik selle ka, mis on teie eest olnud varjul, mida teie eest on üritatud varjata. Päike valgustab selle ka ära. Õiguse kaart räägib seda, et õiglus on teie poolel. Kui teil on olnud nüüd mingisugune asi, mis ei ole lahendust leidnud, mida te ootate, siis te lahendust ootate, siis sellel nädalal või lähitulevikus see lahendus tuleb ja tuleb ikka nii, et õiglus on teie poolel. Et seda õiglust ei saa petta ega ära osta. Et see on nagu selline mustvalge õiglus. Et ma ei tea, mis teil siin lahti on, võib-olla on teil nagu lihtsalt mingid otsad kokku sõlmivata veel, aga et nüüd see peaks nagu juhtuma. No sellel nädalal või lähitulevikus. Ja see juhtub tegelikult kiiresti, sellepärast, et siin all on see sauade 8. Sauade 8 on kiiruse kaart. Asjad kiirelt hakkavad liikuma. Kõrval on tal hermiti kaart. Hermiti kaart on selline kaart, kus inimene rahulikult, ta on nagu eraku kaart, et inimene rahulikult võtab aja maha, istub, mõtleb ja siis tal tuleb, ma ütlen alati, et lamp hakkab peas põlema. Ta tuleb millegi sellise peale, mida ta ennem kas ei näinud, ei teadnud. No küllap see päike seda ka valgustab ja päike annab ju teile endale ka seda tarkust ja valgust, et te näete asju selgemalt. Ta valgustab ära ka teie mõtted või teie tee, nii et te seda ka näete ja aru saate, kus suunas tuleb minna, kui teil on olnud siiani küsimus, mida võtta, mida jätta või kuhu suunas liikuda, siis päikese kaart koos hermitiga teeb need asjad teile selgeks. Ütleme nii, valgustab ära selle tee. Viimane kaart on teil siin müntide baas. Müntide baas tuleb heade uudistega. Ta tuleb rahauudistega sellepärast, et ta on müntide baas. Kas teile tuleb mingisugune pakkumine? No saate oma õigluse kätte või õiguse kätte.
ja tehakse teile pakkumine. See võib olla ka selle sama õigluse kaardiga seoses. See pakkumine, see võib olla ka sellega seoses, et te näete asju selgemini. Kui eelmine nädal oli teil uus algus, siis nüüd on selgus. Kui miski asi oli teile veel segane või polnud jõudnud lahendust leida, siis see nädal toob selle selguse. Mis nüüd selle müntide 4-ga teha? Ma ei oska öelda. See on minu jaoks alati olnud kitsimehe kaart. Võib-olla keegi ikkagi palub teil investeerida enda aega või energiat mingisse projekti, aidata kusagil. Eks te mõelge selle peale. Kuidas sellesse suhtuda? Teil on olemas see tarkus, see päike ja hermit annavad teile selle tarkuse ja teil on olemas ka see kannatlik meel. Asju ära oodata, asjade lahendust oodata, et tark ei torma. Ja teil on olemas see kannatlik meel, teil on olemas see selgus ja valgus, et ma ütlekski, et sellel nädalal saabub selgus. Saabub selgus kõiges ja kiiresti tuleb. Et see kiiruse kaart on see sauade 8. Niisugune nädal tuleb siis teile. Selgust toov nädal. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.